Armu ja rahu. Rõõm on näha, et olete tulnud täna Jumala templisse. Ja kui me tuleme Jumala templisse, siis me kogeme Jumalat. Siin on püha vaim. Siin on hea olla, sest Jumal räägib. Ja täna see sõna, mida ma tahan ette lugeda, on kirjas Matteuse evangeeliumi 21. peatükis. Ja ma loen ette 12 kuni 16 salm. Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile, kirjutatud on: minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks. Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid: Hoosianna Taaveti pojale, siis nende meel läks pahaseks. Ja nad ütlesid: kas sa kuuled, mida nad ütlevad? Jeesus ütles neile: kuulen küll. Kas te pole kunagi lugenud, sa oled valmistanud kiitust väetite, laste ja imikute suust? Aamen. Oleme Matteuse evangeeliumis kohas, kus Jeesus tuleb Jeruusalemma. Ta tuleb kuninglikult, ta tuleb kuningana. Ja rahvas saab aru, et kuningas tuleb. Nad annavad talle au, nad panevad palmioksad ette. Ja ka Kristus nagu maitseb seda tunnistust, et ta on kuningas. Ta oleks nagu justkui nii maine kuningas kui ka vaimne kuningas. Ja ometigi Jeesus teab, et sel hetkel ta ei saa nende maiseks kuningaks, aga ta saab vaimseks kuningaks läbi kannatuse, läbi isa tahte täitmise. Ja siis tuleb Jeesus oma isa kotta. Paljud on öelnud seda, et aga Jeesus, kuidas nüüd Jeesus korraga vihastab? Jeesus on ju selline hea ja naeratav ja rõõmus ja tervendaja. Ja nüüd, mis ta teeb? Ta läheb sinna pühakotta sisse ja hakkab möllama. Lükkab ümber need rahavahetajate lauad. Teises evangeeliumis on öeldud, ta tegi lausa paltist pitsa, et pidi nad välja ajama, kõik need kaubitsejad. Ja ta ütles: minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks. Need, kes tunnevad antiikaja klassikat, need mäletavad kindlasti, et mis toimus Odysseusega siis, kui ta tuli meresõidult tagasi. Aga need, kes ei tea, ma võin meelde tuletada. Nimelt Odysseus tuli tagasi, pikalt meresõidult oli neid palju aastaid olnud. Ja siis ta ema kes on siis kohaliku Kreeka valitsejanna, ja seal on siis ees käib suur pidu ja räuskamine, sellepärast, et seal on palju kosilasi. Ja kõik need kosilased tahavad seda teha, et saada, Odysseuse naisega saada tema meheks, sellepärast, et saada valitsejaks, saada kuningaks. Ehk võtta ära see kuninglik auhiilgus. Ja lõpuks jäi Odysseusele midagi muud üle, kui läbi oma seakarjuse põhimõtteliselt maad kuulata ja kõik kogu see kamp sealt laiali lüüa. Jeesus teeb seda palju võimsamalt, aga see motiiv on täpselt sama. Mingisugused asjad ja segajad on tulnud Jumala kotta. Mingid asjad, mis ei kuulu sinna. Ja see fookus läheb hoopis ära raha vahetamisele, selle õige looma leidmisele, läheb ära võrdlemisele. Sa võid küsida, et aga mis on selles halb, kui ma tahan Jumalale tuua kas parima või
see. Aga mis on põhimure on see, me hakkame üksteisest mõõtu võtma. Me hakkame võrdlema. See on nagu see, et kes on naabrist parem, kellel on suurem vaimuand, kellel on valgem kits, kellel on paksem tuvi. Ja fookus ei lähe sellele, et ma olen rõõmuga Jeruusalemma, ma vaatan selle sambaid ja tegelikult selle juures mul tekib tänu Jumalale. Kui te vaatate, kuidas Taavet ülistab Jumalat, ütleb, et kiidetud olgu Issanda nimi, olgu õnnistatud see, olgu õnnistatud need müürid. Ja psalm 26:8 ütleb, Issand, ma armastan su koja asukohta ja su au hiilguse asupaika. Ma armastan seda. Ja veel psalm 27:4 ütleb, et ühte ma olen palunud Issandalt, seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Issanda leebust ja mõtiskleda tema templis. Vaadake, kui me tuleme Issanda juurde, siis me ei mõtle selle peale, et mida teeb naaber. Kas tal on parem auto või ilusam ülikond või tema lapsed võivad paremas koolis või tema räägib paremini või ja nii edasi. Vaid me mõtiskleme Jumalast. Me käime koos Jumalaga. Kui ma väike poiss olin, siis ikka lastele tehakse palju ekskursiooni loodusesse. Ja sa kuuled ikka, mida õpetajad räägivad nendel loodusekskursioonidel. Loomadest, loodusest ja edasi. Aga siis oli alati selline kamp inimesi, kes tulevad loodusesse ja tulevad pidu panema lihtsalt. Oli sellised nii-öelda transistorraadiod. Et pandi siuke raadio, pandi plärisema põhimõtteliselt. Ja selle asemel, et kuulata seda sirtsuse sirinat ja kaunist looduse laulu, sa kuuled möla. Hiljaaegu olin Tallinnas ja vaatan, et kus see siuke umpa, tümpa tuleb, eks ole. Ja vaatan, et noormees sõidab ilusti rattaga, aga siuke boombox või mingisugune tümpa on pandud peale ja siis see lajatab täie rauaga, eks ole. Ja mis asi see on? Teate, Jumalal ei ole vaja selliseid boomboxe või selliseid tümamasinaid juurde panna. Jumal on meie tümakas. Ma kogen Jumalas sageli seda, et kui ma käin temaga, ta ütleb, käi minuga. Ja Jumalaga käimine ei tähenda seda, et sul on vaja aseainet. Sul on vaja Jumalat. Sul on vaja Jumala lähedust. Jeesus. Ta ütleb, käi minuga, liigu minuga. Sa ei pea rääkima kogu aeg, sa ei pea kogu aeg palvetama, sa ei pea kogu aeg rääkima, mis sul muret on. Saad sa aru? Sul on vaja lihtsalt temaga olla. Sul on vaja lihtsalt temaga käia. Mõnikord võib see olla vaikus. Mõnikord võib see olla rahu. Aga viibi Issandaga. Viibi Issanda kojas, ole vait. Mõnikord. Teate, kui tähtis on see, et kui Jumala seeme langeb, et see pinnas oleks ette valmistatud. Me palusime täna vihma pärast. Seeme on oluline, aga väga tähtis on see, milline on pinnas. Pinnas peab olema ette valmistatud, pinnas peab olema kobestatud. Ja kuidas me põldu harime, mida põlluga tehakse? Teda äästatakse, teda küntakse, sisuliselt teda lõhutakse, et see paakunud muld, mis on kevadest jäänud ja mille vihmad on teinud selliseks tugevaks ja koorik on peale kasvanud. Ja sa kartulit saaksid panna, sa pead seda kündma, sa pead teda pehmeks tegema, sa pead maa läbi kaevama. Ja siis sa saad sinna panna selle seemne maha. Ja täna ma ütlen sulle tere tulemast sellele Jumala künnile. Vaadake, Jumal tahab ka meid künda.
praegu on üks künniperiood, üks künniaeg, kui selline paakumine ja selline kinnistumine ja selline kooriku lõhkumine käib. Ja püha vaim tahab lükata need vaod lahti, selleks, et tema saaks tulla kuningana. Jumal on kuningas. Ta tahab talle, et tuleks kogu au. Mis on see oht, mis viib meid sellest kuninga tasandist aseainesse? Me näeme seda väga hästi kuningas Saalomoni juures. Me teame, et kuningas Saalomon oli valmistatud selleks ette, et ehitada Jumala koda. Isegi tema isa Taavet, kes oli Jumalale sedavõrd meelepärane, ei saanud seda teha, sest tema kätel oli nii palju verd, ta oli pidanud nii palju verd valama ja võitlema. Ja siis tuleb see tema poeg Saalomon, kellel Jumal tahab öelda, et ela nüüd sina rahus ja ehita sina mulle koda. Ja vaadake, Saalomon on alguses väga alandlik. Ta ütleb Jumalale, anna mulle tarkust, et ma oskaks seda rahvast valitseda. Kui ma ei oska seda suurt koda ehitada, issand, ole mulle armuline. Ja vaat see on nüüd see hoiak, see on nüüd see, kus oleme sina ja mina. Et isegi kui me oleme lõhki, meie sees see künd on tehtud. Ja mõnikord me valutame ja meil on raske olla, aga me oleme alandlikud Jumala ees. Ütleme, Jumal, anna mulle tarkust. Anna mulle tarkust, et kuidas olla püha. Anna mulle tarkust, et õppida sind. Anna mulle oma püha vaimu. Siis Jumal tuleb appi ja Jumal vastab. Ja vaadake, kui huvitav on see, et Jumal varustas Saalomoni kõige vajalikuga. Kõik need puud, mis tulid Liibanonist ja mis parvetati, see kuld ja hõbe ja kõik, mis oli Jumala kojaks, see otse kui voolas sinna kotta sisse. Ja see koda sai lõpuks valmis. Ja koda sai niimoodi valmis, et Jumala püha vaim tuli sinna sisse. Sest hüüti, Jumal, tule sellesse kotta, täida see koda oma vaimuga. Ja Jumal täitis selle oma vaimuga. Aga me näeme hiljem, et Saalomon võttis endale väga palju naisi, see oli kuninglikust soost, selline ka mingisugune kood ette nähtud, et kuningal võis olla palju naisi. See oli rikkuse sümbol, see oli väärikuse sümbol. Aga üks suur viga, mis selle ka Saalomon tegi, oli see, et ta võttis ka naiseks kõiki neid pagan rahvaste hulgast tütreid. Ja vaadake, see ei olnud puhtalt üksnes selline armastuse abielu, vaid paljudel kuningatel naiste võtmine oli seotud tegelikult diplomaatiaga. Kui sa võtad selle kuninga tütre või sa võtad selle maavalitseja tütre või sa võtad selle vürsti tütre, siis sa lood sidemed, sa lood majanduslikud sidemed, sa lood kasulikud sidemed, rahasidemed. Ärgem unustagem seda, et Saalomon naisvaaro tütre, võimsa kullavarudega valitseja. Ja mis siis juhtub, et see diplomaatia viib selleni, et Saalomon ehitab ebajumalale ohvrikünkad. Ja Jumal ütleb, et sinu suguvõsale ei jää see kuningriik, see võetakse sult ära. Ka meiega on olukord selline, et kust tuleb, mida me õpime siit Saalomonist ja Jumala templist, on see, et selle maailmaga ei saa diplomaatiat teha. Oli aastaid, kus ma vaatasin Eurovisiooni ja praegu ma ütlen küll, et mu süda ei luba mulle seda vaadata, sest see on jälk ja rõve.
Me võime vaadata seda ühest küljest, et kui tore tsirkus see on ja millised akrobaatilised võimed ja millised valgusefektid ja millised kõlad. Aga see on ebajumala teenistus. Ja see on vaid üks näide sellest, et kuidas tasahilju nagu see kõik, mis meie ümber, et me ei saa nagu tekitada diplomaatiat valede asjadega. Saate must aru? See on nii varks ja nii lihtsalt nagu imbub sisse, et aga see ei loe ju midagi, et ma seda teen või teist teen või kolmandat teen. Aga Jumal on püha. Ja meie oleme Jumala tempel. Ja talle ei meeldi mitte ükski rahavahetaja laud ega mingisugune looma kriiskamine. Vaid ta ütleb, et see on tehtud palvekojaks. Jeesus, kui ta vaatas templit, siis ta ütles, et lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga uuesti. Ja variserid mõtlesid, et see on nüüd hea põhjus süüdistamiseks. Jeesus tahab templit hävitada. Ta on riigi vaenlane. Aga Jeesus ei tulnud templit hävitama. Jeesus tuli templit üles ehitama. See, mis oli röövitud, see, mis oli rikutud, tuli tema täitma. Ja tuli täitma seda oma kannatuste ja verega. Ja sellepärast, kui me tuleme Jumala ette, siis ära põlga seda, kui sa tunned, et sa oled poolik. Et sul ei ole seda rahavahetuse lauda või sa oled vaene või sul on tervis rikki. Ma käisin hiljuti ühel sellisel näitusel, kus oli räägitud õnnest. Mis tähendab õnn ja kuidas inimene võib olla õnnelik? Ja oli tehtud nagu selline õnneratas. Et see on nagu kellalaud või numbrilaud. Kuskil on töö, kuskil on tervis, kuskil on sõprussuhted, kuskil on see, kus sa saad rakendada oma ande kogukonna hüvanguks ja kõike seda. Ja neid numbreid seal numbrilaual on üha rohkem ja rohkem, kuni ring saab täis. Ja õnnelik on see, kelle ring ei ole lapergune. Eks sa tunned, et sinu vajadused on enam-vähem rahuldatud. Aga tegelikus elus on see, et meil kõigil see ring laperdab. Kes saaks öelda seda, et kõik asjad, mis tema elus on tipp-topp viimase peal? Kristus oli täiuslik. Aga meie ei ole seda pahatihti. Ja siis tekib alati tunne, et midagi minul õnnest puudu. Minu vankri ratas logiseb, põrutab. Ja tavaliselt see põrutuskoht annab nagu kõige rohkem tunda, et jälle kolksub. Need, kes on inseneriteadustega tegelenud, teavad, et kuidas, ja rehve muuseas, neid tasakaalustatakse, pannakse juurde raskuseid, et ta ei viskuks, on ju niimoodi. Aga Jumal ütleb, et otsige mind esiti ja Jumala riiki ja siis antakse teile kõike muud. Ja see on see Jumala koja saladus, et me kogeme seda, et ikka meil seda õnnest on puudu, ikka viskab ratas, eks ole, ikka loperdab see. Aga Jumal on väga lihtne, ütleb, otsige mind. Otsige esiti Jumala riiki. Tulge minu kotta. Tähtis on see, et sa oled täna siin. Muuseas, me sagedasti mõtleme, et mis kasu sest on? Mis kasu sest on, et ma käin siin kirikus ja käin pühapäeviti ja kõik? Aga Jumal ütleb, et on küll, sest sa oled koos minuga ja ma kasvatan sind. Vaadake, taim ei saa ise aru, et ta kasvab. Kui mina vaatan peeglis, siis ma saan aru, et Teet on jälle vanemaks läinud. Halleluuja! Jumalale lähemale.
Kas teate, vananemist ei pea kartma? Vananemine on õnnistus, sest me saame Jumalale lähemale. Me saame küpsemaks. On niimoodi. Mida küpsemaks saad, seda Jumalale lähedasemaks sa saad. See on õnnistus. See on rõõm. Muidugi me peame paluma, et Jumal annaks tervist ja kõike muud ja nii edasi. Aga kõige tähtsam on see, esiti Jumala riik. Esiti Jumal. Olete mõelnud seda, kui tore on taevasse saada? Kui imeline võib taevas olla? Kui põnev seal on? Halleluuja, tänu Jeesusele. Otsige esiti Jumala riik ja tema õigus, siis seda kõike antakse teile pealegi. See on Matteuse 6:33. Ja ma toon veel ühe näite. Hanna, Samueli ema. Kuidas ta tuli templisse? Ta rääkis oma huultega. Ta oli nii läbi omadega. Teda pilgati, sest ta ei saanud last. Ta nii palus last. Ja küll püüdis teda mees lohutada, et kuule Hanna, et kas ma pole parem sulle kui 10 poega. Siis oli veel see teema, et lihtsalt lapsest ei pidi poeg olema, eks ole, kindlasti. Ja ta tuleb Eeli juurde ja Jumala mees Eeli ei saa ka aru, et mis seal Hannale viga on, et küllap sa oled joobnud. Aga Hanna isegi pahanda mitte. Ta ütleb, et mul on suur kibedus südames. Kas sa oled tulnud mõnikord kibedusega, et selline, miks Jumal ei vasta? Mida Jumal, kus see on, noh? Ja üksnes ta huuled liikusid. Kui huuled liiguvad, siis pole lootuse siin tähelepanu pälvid. Täna öeldakse, et kes tahab tähelepanu pälvida, see peab radiaatorit kolistama. Kõva häält tegema, siis sind pannakse tähele. Facebookis kraaksuma, siis pannakse tähele. Laike saama, siis pannakse tähele. Aga Hanna huuled ei liikunud. Huuled liikusid. Aga Eeli nägi seda. Jumal suunas Eeli pilgu, nii et ta Hanna huuli nägi ja sellest piisas. Ja Hanna sai öelda, ma olen väga kibestunud. Isegi ei küsitud, et Hanna, mis sul viga on. Eeli ütles, küll Jumal täidab sind. Küll Jumal täidab sinu vajadused. Ja mis juhtus? Halleluuja! Hanna sai väikse Samueli ja ta pühitses selle Jumalale. Ütles, et kui minule sünnib pojakene, siis ma annan selle Jumalale. Ja kas Jumal jättis selle ainukeseks lapseks Hannale? Ei jätnud. Jumal andis poegi ja tütreid talle juurde. Ja vaadake, sama on meiega. Et kui meie tuleme Jumala kotta ja mõnikord on need vaod nii lahti ja me oleme pragunenud ja ootame seda hilist vihma, siis Jumal täidab meid. Ka siis, kui me vaikselt mõmiseme. Kui mõnikord kibedust on südames, aga me paneme selle maha ja tähtis on see, et me ütleksime Jumalale, mis mul viga on. Mida, Jeesus, ma sinult vajan? Jeesus küsis ikka alati inimestelt, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Tähtis on see, et sa oma suuga ütleksid välja. Et sa suuga tunnistaksid Jumalat ja Jeesust kui kuningat ja ei laseks nendel aseainetel ennast koormata, väsitada ja endasse tungida. Aamen. Ole õnnistatud. Tõuseme üles palves. Issand, me täname sind, et nii hea on olla sinu templis. Ja issand, sa näed, et kui vaenlane tahab nii lihtsalt panna igasuguseid rahavahetajate laudasid ja tuvimüüjaid ja igasugust muud kära meie templisse, issand, et eksitada ja vähendada sinu kui kuninga seisust, siis issand, ma palun, anna meile andeks, puhasta meid. Issand, me palume, et sinu koda oleks palvekoda ja meie meeled oleksid palvemeeles, alanduses, aga ka uskudes, et sina annad meile kätte meie päris osa. Nii nagu sa nendele 12 suguharule, igaüks sai oma päris osa.
Issand, ma tänan sind, et igal ühel meil on täna päris osa sinu käest. Me anname selleks sulle au ja palume, et sa kinnitaksid meid meie päris osal, juhataksid meid ja oleksid meile issandaks ja päästjaks. Aamen.